Taaskasutus on tõusev trend ka lemmiklooma maailmas. Aga kas sina oled kunagi mõelnud, millest on tehtud näiteks sinu lemmiklooma jope, kui selle tootja ka keskkonna aspektidele mõtleb? Tere, Kristiina! Põnev on märgata, et sellel aastal olen ma teinud üsna mitu sellist keskkonnaga seotud lemmiklooma kaubalugu. Et kuidas on nüüd lugu riidetootjatega? Kas siin on ka midagi, mis niimoodi keskkonnasõbralikult toimib? Ainult üks bränd terves maailmas toodab Reprieve'i sildiga keskkonnasõbralikke tooteid. See tähendab seda, et nad kasutavad enda toodete tootmisel plastpudeleid. Ehk et ökoloogiline jalajälg jääb väga-väga väike, kui sa neid kasutad ja muidugi, kui sa sorteerid enda prügiga. No mis see Reprieve'i sertifikaat või silt siis inimkeeles tähendab? Põhimõtteliselt see antakse vähestele brändidele, kelle puhul on siis see Reprieve selgeks teinud, et tõesti selliste tootmisviisi kasutatakse. Kõige tuntum bränd on tõenäoliselt meie mõistes on H&M ja Nike, aga neid on kindlasti veel, aga lemmiklooma brändides ei ole neid kahjuks, et ainult Ruka on ainukene, et nemad tulid enda esimeste Reprieve märkidega välja, Reprieve toodetega välja eelmisel aastal. Ehk siis see Reprieve tähendab seda, et on kokku korjatud mingi taaskasutatav materjal ja siis seda kasutatakse siis loomariiete tootmisel. Just, et see ei ole alati plastpudel, kuigi enamus ajast see ikkagi on taaskäidetud plastpudel, aga see võib olla ka mingi muu taaskasutatav toode. No natukene naljakas mõelda, et panen oma loomale endisest plastpudelist riide selga, aga teisipidi, kui ma ise kannan tuntud brändide, mida sa nimetasid riideid, siis ma ju teen seda ka igapäevaselt ise. Kuidas need riided looma seljas on? Sa ei pane tegelikult seda vahet tähele, et see kiud on nagunii selline, ta on polüester. Ehk et tegelikult sa ei pane tähele seda vahet. Samasugune, lihtsalt loodusele on ta kasulikum, sest plastpudel ei jää kuskile seisma ja kõdunema. Ta on nagunii kõdunen. Ta on nagunii ei kõdune. Lisaks sellele on Ruka valikus veel palju ägedaid tooteid. No missugune ettevõte teeb lemmikloomale hommikumantli, mis puhul nüüd seda peaks kasutama? Tegelikult, kuna mina käin nende koertega väga palju võistlustel ja näitustel, siis minu jaoks on see täiesti normaalne toode, sest et mul on vaja koerat ära pesta. Kui ma pesen mitu koerat, ma tahan, et nad kiiresti ära kuivaksid. Samamoodi, kui ma käin näiteks võistlustel, siis ma ei taha, et nende lihased läheksid külmaks või siis vastupidi, mul on vaja koera jahutada ehk et teen selle hommikumantli märjaks, midagi ei juhtu sellega, et ta nõudsalt kerge, võtab väga-väga vähe ruumi ja ta ei liigu koera seilast ära, et sa ei saa koerale panna inimesele mõeldud hommikumantlit peale, sest et see ei püsita seljas. Ehk siis selle hommikumantli eesmärk on siis säilitada temperatuuri ja ühtlasi siis kuivatada koera. Saan ma õigesti aru? Just, et see on mikrofiibrist valmistatud, mis tähendabki seda, et ta kuivab väga ruttu, ta imavusvõime on mega hea. Ehk võib-olla minu koera karvatüüp ei ole selleks nagu ideaalne, sest nad kuivavad ka niisama väga kiiresti, kuigi tõesti mikrofiiber aitab sellele väga-väga palju kaasa. No põhimõtteliselt siis mida pikema karvaga koer, seda tähtsam see hommikumantel on, eks ole? Mida pikema karvaga koer, seda tähtsam on fööniga kuivatamine, et ei tekiks hotspoti, aga ta aitab kindlasti kaasa nagu kiiremale kuivatamisele küll. Ruka on väga pika traditsiooniga lemmiklooma riiete tootja, aga täna näen kollektsioonis ka inimese riideid. Kas see on Ruka puhul tavaline, et inimestele ka tehakse riideid? Ruka tegelikult ongi inimestele suunatud bränd. Nad toodavad väga palju igasuguse spordiriideid, aga ka vaba-ajariivaid ja ongi alustanud tegelikult inimestele riiveste tootmisega. Et see, et nad lemmikloomadele tulid, see tuli alles hiljem, aga see on väga hea, sellepärast nad võtsid kõik enda teadmised, materjalid, kõik kaasa inimeste pealt kaasa. Ehk et nad vaatavad väga seda, mis toimib inimeste peal ja adapteerivad selle siis sinu loomale. No väga kvaliteetne. Inimese peal siiski on, mõne inimese peal on oluline, et näeks oma lemmikloomaga ühtemoodi välja. Et ma saan aru, et Ruka on sellele rõhku pannud. On, sel aastal saate osta Petsitist ka näiteks Ruka vihmajope endale ja vihmajakk enda koerale ja sa saad täpselt sama värvi ka need valida. Need vihmamantlid on väga mõnusad, et vihmamantlite tootmisel on tõesti lähtutud inimestele mõeldud toodete disaini ajaloost ja täpselt seesama ajalugu on viidud ka koeratoodetele üle, koeramantlitele. Ehk et inimeste mantlil on kommeeritud taskud, samamoodi saad sa reguleerida igasuguseid käiseid, pista
ja loomulikult on ka õmblused kõik teepitud, et sa ei saaks märjaks. Koeral on täpselt samamoodi teepitud õmblused, saad kõike reguleerida, mis vaja on, ja muidugi on helkurg küljes. No koerarõiva tootjaid ikkagi natukene on, et millal nüüd ruuka asju eelistada? Ausalt öeldes võiks seda täitsa eelistada, sellepärast et ta on väga-väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Lisaks on väga-väga palju erinevaid mudeleid ja väga palju värve, ehk et igaüks leiab endale midagi. Et on kindel, et ise ei jää metsas selle kollase vihmamantliga kadunuks ja lemmiklooma leiab ammugi üles. Absoluutselt, jah, jääb silma.